investeerimisjutud. And action! Halloo, Pürs kuuleb. Tere head investeerimisuudised. Te kuulate Eesti kõige praktilisemat investeerimisalast podcasti Investeerimisjutud. Täna on 27. aprill. Minu nimi on Tarmo Tanias ja minu vastas hea sõber kolleeg Meelis Maasik. Tere Meelis! Tervist Tarmo ja tervist kõik kuulad. Mina vaatasin mõni aeg tagasi autorallit, oli siin Asfaldi ralli Portugalis, tuleb nii-öelda uus ralli kohe nädalavahetusele peale, aga turul oli ka eelmine nädal ralli, et mis toimub, Meelis? Kuule tõesti hea point, et turgudel on täielik ralli, ütleme isegi mitte eelmine nädal, aga siin juba 6 aega järjest vist hakkab täis saama seda rallit, et vaatasin ka numbreid, et see on ikka ajalooliselt väga üksikud korrad, millal sa sellist rallit leiad ajaloost, et kui S&P paneb põhjadest on ju sinna 4 nädalaga 12% näiteks kõrgemale ja Nasdaq on sinna põhjadest nüüd 16% pannud kõrgemale. No sellest 6% tuli eelmine nädal eurodes mõõdetuna ja Nasdaqil on veel see tore asi veel, et 13 päeva järjest on tõusnud Nasdaq ja see on siis pikim võiduseeria alates aastast 1992. Jah, täpselt isegi 2 nädalaga, isegi arvasin kauem, et see on nagu siuke väga kiire veekujuline taastumine, võiks isegi öelda, et see on nagu i-kujuline, et see kriips on nagu siuke hästi pikk sirge küünal, aga mis on nagu müstika on see, et tegelikult Hormuzi väin on ikka kinni, nafta ja gaasitarned on täielikult häiritud, mätsid ei liigu, täielik segadus. Kas see jutt on nagu õige, et lennukikütus saab varsti otsa? Euroopa uudiseid vaadata, siis tõesti, et sinna esimesed probleemid hakkavad sinna kätte jõudma ja sinna väidatajalt Euroopasse kus energiaagentuur andis teada, et siin 6 nädala pärast võib Euroopas ühesõnaga paagid olla lennuki kütusest tühjad ja mis see tähendab? See tähendab seda, et 6 nädala pärast see tähendab, et juuni alguseks, kus hakkab Euroopas tegelikult see kõige kõrgem high season puhkustooaeg, ja kui see nüüd tõsi on, et siis päris halb ajastus, ütleme, kui paljud inimesed on puhkusele minemas ja siis võib tekkida selline seis, kus hakatakse hästi palju lende nagu ümber mängima, ära canceldama, see tekitab päris palju nagu segadust ja kindlasti ka, kui on kütuse defitsiit, sul on nagu lendude defitsiit, mis ajab lendude hinnad üles, et tundub, et me liigume suve poole, mis on täielikku segadust täis, Jaa, aga Meelis, kui me nüüd algusse tagasi tuleme, siis sa luges need numbrid ette, turud on nii palju tõusnud, aga küsimus jääb, miks? Jah, selles suhtes on päris huvitav vaadata seda turgude käitumist praegu, et kui üldiselt on turgudel nagu kombeks ronida aeglaselt nagu trepist üles ja siis kui tuleb nagu korrektsioon, siis on nagu liftiga allasõit. Et seekord läks hoopis vastupidi, et turg nagu ronis vaikselt trepist alla ja liftiga siis liiguti üles, on hästi kiire ülesliikumine, et mis tekitas sükse iigujulise taastumise, aga et aru saada tõesti, et mis täna turgudel toimub, siis tegelikult peaks mõistma sükest institutsionaalse raha mõtteviisi, et ütleme, peaks aru saama, mis juhtub nagu kapitaliga, ehk rahaga, et nagu teate, sularaha on see, mis annab nagu turgudel võimaluse tegutseda ja kui te olete istute kogu aeg nagu täiega suure allokatsiooniga varades sees, kui see langus tuleb, siis sa ei saa seal all enam midagi teha, sellepärast sul pole raha nagu sükse häid diile juurde osta. Ja see suur raha tegelikult ongi, ütleme, me nägime, kuidas ta toimetas, et kuna see turg nagu probleemid kuhjusid, volatiilsus kasvas ja tegelikult institutsionaalne raha liikus nagu
nii-öelda cash'i võlakirjadesse, võttis nagu riski maha, on ju. Kuna sellise smart money ikkagist eesmärk on raha säilitamine või kaitsmine, on ju. Ja seega siis nii-öelda see raha liikus cash'i võlakirjadesse ja kust nagu liiguti välja, oligi siuksed kasvuaksad, tehnoloogiaaksad on ju nagu Max7 on ju software ettevõtted ja seal võib-olla paljud ettevõtted nagu müüdigi selleks, et mitte ettevõtted ei ole ise halvad, aga tekitada nii-öelda likviidsust, et juhul, kui nii-öelda Trump lasebki Iraani on ju kiviaega tagasi, et keegi ei tea, kuidas see situatsioon oleks lõppenud, et siis institutsioonid tekitasid endale päris palju nagu raha ja likviidsust ja kui nüüd see nii-öelda see Trumpi tako toimus, siis turg tegi niisuguse 3-4% käpiga tõusu ja see oli märk sellest, et need institutsionaalne raha selle rallile peale ei saanud, on ju. Ja mis siis hakati tegema oligi, et kuna need pinged nagu leevenesid, situatsioon oli muutunud, siis suur raha hakkas järjest turule tagasi tulema ja see nüüd tekitaski sellise hästi tugeva põrke, nagu me oleme näinud siin 2 nädala jooksul, et põhjades siin 15% liikumist indeksitelt, on ju. Ja kui te võib-olla ennem olete ka meie saadet kuulanud, et siis tegelikult ega suure Peetri kasvuportfelliga me mängisime umbes samamoodi, et me olime seal enne, ütleme selle kriisi ajal, me olime päris palju cash'is ja kuni viimase hetkeni, kus me olime ikka täielikult cash'is, on ju. Ja kui nüüd see situatsioon muutus, siis samamoodi me olime kohe peale seda muutumist, pingete leevenemist päris agressiivsed. Ja, aga Meelis, kas seda ei karda, et sõda ei ole ikkagi läbi, on ju, et kui me nüüd vaatame, et siin esmaspäeval seda saadet salvestame, et homme siis hilise õhtu see vaherahu saab läbi ja Trump on öelnud, et nad on nagu, Trumpi mõistes on läbirääkimised toredad, et kui saadakse kokkuleppele tema tingimustel, siis on hästi, aga kui ei saada, siis tulevad uued rünnakud, on ju, et aga kui tulevad uued rünnakud, siis mis me siis teeme nende riskantsete asjadega? No jaa, ütleme, riskid kindlasti on õhus, aga mulle tundub, et kogu see Iraani ja Hormuzi väina teema, see ei ole turgudel enam nii uus uudis, et turg on mingil määral selle nagu läbi seedinud, seda turg ei hinda nii-öelda seda riski nagu nii suureks, nagu me oleme näinud, on ju. Ja ma arvan, et isegi kui siin mingisugune eskalatsioon toimub, siis turud võtavad seda pigem rahulikult või ütleme, mitte nii nagu dramaatiliselt, nagu siin me ise ootasime. Et nad on juba harjunud sellega? Jah, et turud on selle mingil määral sisse hinnastanud, pigem tähelepanu ilmselt liigub ettevõtete tulemustele juba, igasugused datacentritele ja innovatsioonidele pigem kui selle Hormuzi väina teatril on ju ja lisaks mis me siin oleme näinud, et ikkagi see nafta on üsna suurel määral asendatav, et praegu näiteks päris palju asendus tulebki USA-st otsa nagu, et siin käisid numbrid läbi ka, et kuskil USA-d mingi läbi aastata mingid rekord nafta ekspordid, mingi 13 miljonit barrelit vist käis siin päevas läbi, et läheb USA-s praegu välja, nii et selles suhtes natuke need pinged, ütleme, tarneaheletas leevenduvad. Ja kui sa hoiad liiga kaua seda kinni, siis Iraan siis saab juba seda oksa ise, kus ta on ju. Ja, et selles suhtes USA poolt on muidugi ülihea lüke, et nii-öelda selle väina blokaad on ju. Et sisuliselt see väin on ju mõlema riigi poolt suletud, mis on strateegiline lüke ikkagist USA poolt, vast ühtegi nagu laeva Iraani sadamasse sisse ei saa. Mõtle, kui sa jääd 2 blokaadi vahele, et ei saa edasi, ei saa tagasi. Jah, täpselt, et sisuliselt mulle tundub, et vaata Iraanil nagu ongi täna nagu silmus ümber kaela ja jalad on rippes, on ju, et hapnikut natuke on, aga seda ei ole nagu kauaks, on ju, et see võidujooks käibki nagu ajaga ja see ime pole siis, et Iraani siuksed esindajad, poisid on ilusti jälle sinna
Afganistani koha peale lennanud ja alustanud uuesti läbirääkimist, et mis käivad siis, ma ei tea, kas täna, homme vist on need uued läbirääkimised. Jah, nüüd on küsimus, kas Iraan kohale läheb, et no ütleme, Ameerika need tähtsad ninad, asepresident ja teised nimed, noh, ka on ju, kes on igal pool maailmas läbirääkimisi pidanud, on teel sinna, on ju, Trump ise ei lähe. Aga kui me nüüd vaatame, kui palju noh, ütleme, Iraani juhtkond on nagu ära tapetud sõna otses mõttes, et kes nagu sinna läbi rääkima lähevad taga. Jah, sorry, nad vist Pakistanis on, just. Et eks näha ole, ma arvan, et ütleme, tegelikult see 2-nädalane vaherahu nüüd õige pea on lõppemas, kas kolmapäeval vist on, jah? No homme Eesti aegi öösel seal kuskil lõpeb ära, on, jah? Et ma millegipärast arvan, et see jällegi pikeneb ikkagist, et see annab jälle turgudele natuke hingamisruumi ja kui vaadata nii-öelda Trumpi tweete, mis ta siin nagu viimasel nädalal on ikkagist, tõesti iga päev ma loen Bloombergist, nii Twitterist. Kas sa jaksad need lugeda? Mina enam ei jaksa need Trumpi tweeti lugeda. No peab jaksama, eks ma ikka hoian silma peal, aga kõik need tweetid on sellised, et rahu saabub õige pea ja uued läbirääkimised on juba kokku lepitud ja need kulgevad väga edukalt, on ju, ja siis oli ju nädalavahetusel tehti see Hormuzi väin isegi lahti, on ju, et käisid sellised uudised läbi, et kus vähemalt Trumpi meelest Iraan nõustus tuumaprogrammist loobumisega ja kõik need Iraan ise ütleb, et seda pole olnud. Ja täpselt, et suke täpselt aru ei saagi, et mis seal toimub, suke edasi-tagasi põrgatamine ja tõenäoliselt Iraani sõnumid on võib-olla usaldusväärsemad kui USA endamad, just, et Iraan ka täpselt ei tea, milles see USA nendega kokku leppinud on, kuna keegi ei ole milleski kokku leppinud, et segadust on nagu palju, aga ma ikkagist arvan, et see Iraani see blokaad on väga hea strateegiline lüke ikkagist, et see... No see paneb Iraani sundseisu, ütleme, neil on see asi, et sul on kuhugi vaja nii-öelda see välja pumbatud nafta ju hoiustada, need ütleme, hoiukohad on enamus täis, ja sa ei saa nii-öelda puurtooli lihtsalt nagu kinni panna, et neil läheb ka kiireks. Ja just, ja ütleme, ja sa ei pea nagu hakkama pommitama naftataristut reaalselt, kui tegelikult see väin on ikkagist täiesti kinni, et Iraan ikkagist ei saa enda naftat välja hakata müüma, et vaatame, kuidas see nädal need kõnelused lähevad, aga ma arvan, ikkagist USA poolt ja Trumpi poolt on jälle mõned takod siin, mis jälle üritatakse pingeid leevendada. Aga seda Meelis ei karda, et loomulikult me loodame nagu positiivsed stsenaariumid, et lepitakse kokku, aga kui need tingimused ikkagi Iraani ei sobi, ja nad ei anna nagu järele, ja siis samal ajal Trump küll ähvardab, aga tegelikult ta reaalselt ei ründa, et siis järjest vähem hakatakse siis nagu seda tõsiselt võtma, need Trumpi ähvardusi, ja võib-olla see ongi see üks asi, mis turud nagu eiravad need sündmused juba. Ja, et turg kohaneb ümber, ma arvan, et ja mingid riskid võib-olla arvestatakse ümber, aga ütleme, võib-olla natuke liiga vara veel, et tõenäoliselt vaata kogu see nafta hind ja see on nagu kokkuvõttes inflatsiooniline, et aga see inflatsioon võib nii-öelda alles tekkida siin aasta lõpu poole, et enne või siin turud võivadki panna 10-15% ülespoole, enne kui hakatakse neid riske nagu ümber vaatama. Me nägime, kas see oli reedel või ütleme, kus see teade tuli, kui palju ikkagi nafta alla tuli, vist 15% päevaga alla, ja sealt see eufooria ju alguse sai, Jah, et naljakas nagu vaadata, et kuidas nagu need finantsinstrumendid kauplevad nagu lihtsalt sõnumit peale, et reaalsus on ikkagi see, et täna see väin on nagu kinni, ja turud on nagu all time high, et reaalne situatsioon nagu tegelikult ei ole muutunud siiamaani. Ja aga mis siis nagu edasi saab, et mis see meie selline baasstsenaarium on, et meil on vasti kolmapäev käes, mina prognoosin, et ei tule kokkulepet, aga ma ei kujuta, et mis siis turg nagu teeb.
ma arvan, et siin lihtsalt käib kummi venitamine ja ma arvan, et ka kokkulepet ei tule, aga antakse jälle uued mingi lootused ja ma ei välista, kui Trump jällegi ütleb, et need kõnelused läksid ikkagist üsna hästi. Suurepäraselt. Jah, suurepäraselt ja meil mingites punktides on täiesti üksmeel saavutatud, et anname veel 2 nädalat juurde. No see põhiteema on ikkagi see uraan ja uraani rikastamine ja mis nagu häirib on ju USA-d. Jah, uraan ja ikkagi see Hormuzi väina nii-öelda avamine ka, et seda ei tohiks saada nagu kontrollida üks riik ikkagist. No seda ka USA tahtis, et sa ei saa põhimõtteliselt maailma majandust nagu surve alla panna, et hoiad kõike see nagu enda lõksus on ju, et sellest tahetakse siis nagu vabaks saada, aga mis veel huvitavat on, kas meil on üldse turul midagi sellist, kus nagu pilgud on pööratud, kõik on ju enam-vähem Iraani poole pööratud, võib-olla siis nagu tulemustoaeg on see, mis täna nagu rutib vaikselt üles poole. Jaa, ma arvan ka, et turg vaatab juba oluliselt tulemuste poole ja siin ikkagi see eelmine nädal juba hooaeg on täiesti avatud, et siin pankade tulemused tulid, vaatasin Citigroup, Morgan Stanley, paljud teised pangad avaldasid ka enda tulemused. Morgan Stanley oli väga tugev, just nagu kauplemispool, jah. Ja Cityl oli, vaatasin ka, et siin 10 aasta parimad tulemused ja 56% kasumi kasv aksia kohta. Aga aktsiad ei tõuse eriti, just nagu pangandussektori aktsiad on ju, et hoolimata nagu väga headest numbritest. Jah, ütleme, eks kindlasti ma arvan, et siin turgudel praegu võib väike korrektsioon tulla peale siukest nii kiiret nagu tõusu, aga ma pigem arvan, et see on siuke ostukoht vähemalt, et mingid tugevamaid aktsiaid sinna juurde noppida. Vaata, kui nüüd see, ütleme, ikkagi vähemalt lüheaastase vaherahu tuli, et nafta tuli alla, mis oli huvitav meelis, et sa kindlasti ka märkasid, kui kiiresti see riskiraha läks ikkagi jälle nende kiipide poole ja ütleme tehisintellekti poole, et ikkagi väga kiiresti liikus raha sinna. Jah, et eks siin turg on hetkel võimalusi täis, mulle tundub, et ja paljud aktsiad nagu ongi päris korralikult nagu alla müüdud, et seal võib võimalusi tekkida ja tõesti on nagu mingid sektorid, mis on nagu väga tugevad, nagu sa ütlesid, see kiipide sektor on ju, siin ikkagi see kosmose teema on siin. Kosmos ka, jah. Ja mulle tundub, et ka datacentrid osad siuksed tugevamad nimed hakkavad siin uuesti tagasi tulema. Siin on tulnud ju, kus tehakse diile, on ju. Need samad andmekeskuste firmad, tehisintellekti firmad teevad ju erinevate energiatootjatega jälle diile. Mis oli meil, ütleme, paar kuud tagasi, mis need turge nagu edas on ju, et vaadatakse ikkagi nagu sõjast nagu edasi on ju. Jah, vaadatakse arengu poole ikkagist, aga jah, et mis ettevõtete poolest silma ei oli, on ju kibitootjate tulemused, ASML, Taiwan Semiconductor ja ütleme, ASML natuke vist müüdi tulemuste peale ära. Aga kui sa vaatad, seda kindlasti nägid, on ju, et milline nagu tulude prognoos, kas ta oli mingi 30% rohkem või nad olid nagu väga enesekindlad? Ja seal äritulid olid seal üle 10 miljardi on ja näevad veel niisugust väga tugevat käibe kasvu, et küll ütleme, need tulemused olid natuke paremad, kui isegi analüütikud ootasid, aga kuidagi see guidance ettevõtte juhi poolt oleks võinud veel tugevam olla, et selle mis oli huvitav, ma loodan, et mõnega sassi, aga ma nägin ka mingit pealkirja, kus Taiwani börs läks Suurbritannia börsist mööda, nii-öelda turuväärtuselt. Sama nagu kiibitootja nagu vedamisel on, et väga hästi, jah. Ja eks sellele saab ainult kinnitust, et just Taiwan Semiconductori tulemused ja see CEO ütles ka seal, et müügitulude väljavaade selleks aastaks on 30%, et kasvu, just see on nagu erakordselt tugev tulemus ja nad näevad just AI sektori nõudluse kasvu. Ja natukene varem, ma arvan, äkki natuke vähem kui 6 aega tagasi tulid Lõuna-Koreast, tulid Samsungi tulemused, on ju. See oli ka metsik nagu tulude kasv. Ikkagi nagu, me oleme Ameerika omadest nii palju rääkinud, aga natuke nagu väljaspool, ütleme Aasias ka need tegijad, on ju.
ikka see nõudlus on väga suur, on ju, et no siin nagu enam-vähem kõik prognoosivad, et aasta aega on niimoodi, et anna ainult ette, on ju. Ja mulle tundubki, vaata turg on täpselt sellises faasis, et ühelt poolt on hästi keeruline siuke geopoliitiline situatsioon küll, mis hakkab nagu tasapisi ära nagu lahenema, aga turg teeb enda asju nagu edasi, et vaadatakse sinnapoole, kus on kasvu ja see nagu nii-öelda need kasvu otsivad investorid nagu pigistavad geopoliitilise osa pealt nagu silmad natuke kinni ja kardetakse, et keegi ostab enne neid aktsiad. Jah, et siuke, turg natuke mulle tundub, et on juba ülemeelik nagu mingites sektorites, et no ma vaatasin sama hirmuahnuse indeksit, mida siin CNN välja annab, et me oleme äärmuslikust hirmust jõudnud nagu, no mitte veel äärmusliku ahnuses, aga siin lähedale, et 68 punkti peale oleme jõudnud, et ja sellest annab märku ka nagu mõned ettevõtted, mis siin börsidel teevad nagu väga suuri liikumisi, et üks oli siuke tikkeriga Astian, mis on ka kosmosetehnoloogia ettevõte ja ettevõte siis eelmine nädal tegi ühe päevaga üle 60% liikumise ja see näitab, et siuke retail momentum investorid on turul tagas, et me oleme nendest investor-tüüpidest rääkinud, et need on just need tüübid, kes on sellised investorid, on ju, mis on siuke kolmas liik selle pullide ja karude kõrval, et ja mille pärast see investorid on nagu nii ohtlikud, et üldjuhul nad tulevad nagu kambaga, nad ründavad nagu väga suure võimendusega ja kasutavad optsioone, on ju, ja siis võivadki siuksed 60% liikumised päevast tulla ja seekord selle liikumise triggeriks oli see, et SpaceX lasi endale raketti sinna kosmosesse, on Falcon 9 ja seal nähti selle ettevõtte päiksepaneele, mis on nagu painduvalt kinnitatud sinna raketi peale ja siis sai kohe nagu siuke FOMO ja ralli alguse, et kes ikka selliseid kosmosepaneele toodab, kui Asti Technologies. Et ühesõnaga tegemist oli väga reklaamiga. Ja see toimus ja võimalik, et see ettevõte on nüüd paljude investorite radaril. Sul oli veel üks huvitav ettevõte, mis ennem rääkisid, et kui sul äris väga hästi läheb, muudad suunda, et kuidas hakkab siis asi paremaks minema? Ja üks uus meemstokk on mulle tundub sündinud, see on siuke Allbird, see on siuke klassikaline jalanõude ettevõte, kellel ei ole eriti hästi läinud, jube suures kahjumis ja see ettevõte tõusis eelmine nädal päeva sees 9 korda. Mis siis juhtus? Ta pidi midagi kardinaalselt muutma? Jaa, absoluutselt, et juhtus see, et ettevõte otsustas oma jalanõude ärist nii-öelda loobuda ja siseneda data centerite businessisse. Ühesõnaga sandaalide asemel tulid serverid ja mõtlesid, et hakkavad sisuliselt data serverite businessi ajama, ostavad nii-öelda need kiibid ja hakkavad siis andmemahtu seal müüma ja arvutusjõudlust ja samal ajal muutsid ka nii-öelda ettevõtte nime ära, kui ennem oli Allbirds, et kõiksugu linnud, siis uus nimi on New Bird AI, et uus lind ja AI. No mõtlen okei, New, aga eriti see AI lõpus, ma arvan. See oli see trigger, nagu, mis lennutas nagu aktsia sinna meemaksate listi. Aga mõtle meeles, kui me teeks ka sinuga uue firma, paneks All In AI. Võimalik, et kuskilt see üles korjatakse ja tuleb ahvid kohe ostma nagu. Aga et siin turul toimub tõesti nagu imelikke asju ja tohutud liikumised, et ja oled sellist aktsiat näinud Avis Budget Car. Ja ma tean, see oli lihtsalt vahepeal pankruti äärel ja tegelikkuses väga, ütleme, kõige enam nagu lühikseks müütud aktsiad mingil hetkel, ma pole nüüd tükk aega vaadanud, aga kui sa niimoodi küsid, siis ma kardan, et nendel lühikseks müüjatel läks nagu keeruliseks. Jah, täpselt nii oli, et sellel aktsial, ta oli pikaajaliselt langustrendis ja seal oli tekkinud ekstreemselt kõrge nii-öelda see short interest ehk kuni 54% isegi näiteks Bloomberg, et aktsiad on lühikseks müüdud ja nagu ikka, siis nagu ikka tekib nagu siuke short squeeze on ju, see eesti keeles see lühilüps. See on üks paremad nimesid. ja siis see tähendab seda, on ju, need, kes on lühikesed, kui aktsia järsku hakkab
teistpidi on ju liikuma, siis nad tulevad enda aktsiat nii-öelda ära katma, ehk liiguvad ostupoolele. Sellega on see häda, vaata, et kui sa ei kata, siis kahjum on piiramatu. Jah, täpselt ja nii-öelda, kuna sul on nii suur osa aktsiast on lühikeseks müüdud, ilmselt neid shortijaid on seal nii palju olnud, siis need kõik korraga tulevad aktsiat nagu tagasi ostma ja kui aktsia hakkab tõusma, siis sinna lisanduvad ainu need ahvid, spekulandid ja siis optsiooniostjad, kes nii-öelda lükkavad nii-öelda lühiajaliste optsioonidega selle aktsia kammas kuisi nii-öelda. Et seal nagu valel poolel olla on ikka päris õudne. Ja noh, siin ongi kuu aega on see aktsia teinud 500% liikumise, et see on ehne siuke case study, et minge vaadake seda graafikut ja siuke väga ilus, et iga päev on kogu aeg liikunud kõrgemale ja siuke väga ilusad küünlad. Kuni lüüakse pea ära ühel hetkel. Jah, et ilmselt mingil hetkel on see avaneb käpiga -20-30%. Ja. No sa rääkisid vähem tuntud ettevõttest ja mis on tõesti väga palju tõusnud ka tehnilistel põhjustel, aga ma ütlen sulle siin 3 tuntud ettevõtet on ju, mis pole ka kõige väiksemad on ju, aga mis ka siin möödunud nädal tõusid nagu korralikud, Robinhood Markets pluss 30%, jällegi võidab ju selgelt, kui on tehinguaktiivsed üles lähevad. Samasse kategooriasse läheb Coinbase, lihtsalt krüptovarades ka 22% ja suur ettevõte Oracle 26% nädalaga, et ka tegi siin Bloom Energy'ga nagu diile ja ütleme, see ahnus tuli päris kiiresti tagasi. Jah, aga turgudel üldjuhul nii ongi, et eks need Oracle ja sinna Amazon ja kõik need on päris tükk aega nagu langustrendis olnud. Ja kui suures see Amazon oli ka ju ostsid ühe ettevõtte ära või tahavad osta, on ju? Sorry, mitte Amazon, aga Microsoft oli see, mis oli sinna korralikult ära müüdud, aga jah, Amazon tõesti, et päris huvitav uudis, et nad ostavad või tegid hinnapakkumise Global Star ettevõttele, mis ongi see satelliitide ettevõte, lähiorbiidi satelliidid, mis pakuvad niisuguseid andmeteenuseid ja sideteenuseid, ja nad pakkusid $11.6 miljardit selle eest, ehk siis $90 aktsia kohta. Et siuke hea diil nagu investoritele, kuna see aktsia, ütleme, siuke pakuti ligi 25% üle selle turuhinna tol hetkel, aga huvitav on see, et see aktsia täna kaupleb ikka 80 peal, et kuigi pakkumine on laual 90 peal, et tundub, et siuke tasuta raha vedeleb maas, aga ju siis nagu turg ei ole päris 100% kindel, kas see diil nagu läbi läheb. Aga see on nagu selles mõttes huvitav, et ka Suure Peetri kasvuportelis on just siuksi lähiorbiidi on ju satelliit, et ka nüüd Amazon sukeldub sellesse ärisse, et pakkuda just Elon Muskile ja Starlinkile nii-öelda konkurentsi. Kohe jõuame ka siin Peetrite portelideni, aga nagu ma ütlesin, eelmine nädal olid juba tulemas ja olulised ettevõtted, järgmine nädal ka kindlasti. Ma lihtsalt mõned võtsin sellest nädalast, et kolmapäeval on Tesla näiteks on ju, päris huvitav ka on ju, siis neljapäeval on näiteks Intel on ju, põhimõtteliselt aktsia, mis nagu ma ütlesin, kuuga on tõusnud siin üle 40% ja mäletate, oli siin ju $20 kandis ja nüüd ta on üle $60 ja siis, kui ta oli raskustes, siis läks ju Ameerika riik ka ju sinna sisse mingi 10 miljardiga. Et Ameerika riigi positsioon on siis 10 miljardi pealt kasvanud üle 30 miljardi. Ütleme, hea pett on ju. Jah, et siuke, ütleme, tegelikult see pett tundus päris hea, siis kui see suur käppap seal oli nagu selle uudise peale, mäletan, et aga tol hetkel jäi nagu ostmata. Ja siis mis on ka meie Suure Peetri portfellis Nokia, tuleb ka neljapäeval on ju, et on nagu päris huvitav võib-olla siis nagu vaadata on ju. Ja mis selle Inteli tegelikult vägagi huvitavaks teeb, on prognoositav liikumine, et palju ta liikuda võib. Kui sa nii küsid, siis ma arvan, on üle 10%. Jah, 11-12% liikumist oodatakse, et võrreldes näiteks Teslaga, kus on 6% liikumist. See on Tesla kohta vähe. Üsna vähe nagu jah, aga jah, tuleb kindlasti põnev nädala. Siis, kui me nüüd läheme Peetrite portfelidele, ma eelmine kord mainisin, et väiksel Peetril ka siin raha ootas ostmist ja tükk aega siin mõtlesin, Meelis rääkis mulle siin erinevatest aktsiatest, aga lõpuks jäin ikkagi Ireeni juurde, et kuna ta oli ka päris all on ja omal ajal kõige parem hinnaga ei ostnud,
siis ostsime seda nüüd juurde ja noh, ütleme Ireen ka nüüd ikkagi taastus nüüd päris kenasti, nii et täitsa okei on ja noh, dividendi poole peal rahavooportfelli puhul noh, viimane nädal siin tehingut ei teinud, et ei olnud sellised turud tõusid ka ja ei olnud nii palju selliseid noh, atraktiivseid asju. Aga kui me nüüd läheme siis nagu kasvuportfelli juurde, siis noh, mul on siin kuulajatele 6 nime nagu mainida, nii et panin tegelikult tikerid ka kenasti saate tutvustusse, et kes siis tahab nagu nende kohta lähemalt vaadata, aga noh, sama Ireen, mis ma mainisin, ostsime ka siis ka Suurele Peetrile, siis noh, ma näen siin nüüd ikkagi tuntud suuri nimesid, et ma näen Alphabeti, ma näen Microsofti, ma näen AMD-d, et enne kui me läheme riskantsemate asjad juurde, Meelis, mis sa nende kohta räägid, et noh, kas see sama nii-öelda suurema raha naasmine on selle taga? Ja, ütleme, kasutasime võimalust, et lisada perspektiivikaid aktsiaid, et ma arvan, et Google näitab väga ilusat tugevust ja läksime Google'isse sisse ja AMD mulle meeldib ka, et näitab suhtelist tugevust turul ja ma arvan, et ta on õiges sektoris, et kõik see... See on igasugused hinnasihti ka tõstetud, küsimus on, kas need tulemust ka nagu järele jõuavad, on ju, et noh, turul on suhteliselt nagu armutu konkurents, aga teisipidi on nagu nõudlus ka väga suur. Jah, seda küll. Ja siis 2 nime, Planet Labs ja Rocket Lab, need on need kunagi olnud ju? Jah, need on samamoodi kosmosetehnoloogia ettevõtted, et Planet Labs tegelikult on satelliidettevõte, kes teeb kosmosest nii-öelda pilte ja saad vaadata, mis siin maa peal täpselt toimub ja Rocket Lab on siis sisuliselt otsene konkurents SpaceX-il, et võtame lihtsalt nii-öelda selle SpaceX-i taganttuules neid ettevõtteid sisse, et kuna ütleme, kui suvel SpaceX enda IPO-ga ikkagi tuleb, et siis võib tekkida selline anomaalia, vaata, kus üks ettevõtte börsil on näiteks 2 triljonit turuväärtus ja järsku kogu selles sektoris teised ettevõtted on nii palju võrra väiksemad, et see on nagu kinnisvaraga, et kui sul üks korter kesklinnas maksab 2 triljonit ja kõik teised on seal mõned sajad miljardid, et siis turg nagu hüppab ikkagist järgi selle kõige kallimale, et vaatame, kas meie tees nagu peab paika, aga kui sa vaatad nagu kõik seda, mis täna nagu kosmosega seotud toimub, on ju Artemis missioonid, on ju kuumissioonid, need järgmine aasta tuleb veel neid missioone, on ju siin Musk tahab Kuule on ju teha nii-öelda selle baasi juba, noh, siin on vaja nagu hästi palju erinevaid kosmosetehnoloogiat viia, on ju, see kõik nagu sektor, ma arvan, et läheb hästi käima siin järgmised mõned aastad. Loomulikult seal tuleb mingil hetkel tagasilöögid, vahepeal ostetakse nagu asjad kuskile stratosfääri, siis tuleb jälle 3-4% kosmosesse. Ja, et aga tõesti, ma arvan, nendest, mis meil portfellis on, seal sünnivad mingisugused liidrid, ma ei välista, et seal mingid parimad asjad lähevad 5, 6, 7, aga täpselt ei tea, milline on see kõige parem veel. Läheme siis ka kuulajate küsimusteni, et ütleme nüüd ära, et see aadres, kuhu saab kirjutada, on endiselt investeerimisjutud@swedbank.ee, aga kuna täna meil on rohkem küsimusi, noh, Meelisega siin natuke aega tagasi osalesime ka ühe noortekonverentsil ja sinna tuli meile ka üle 30 küsimuse ja kuna osad küsimused kattusid ja kõiki me ka varatamatult ei jõua vastata, siis leppisime Meelisega niimoodi kokku, et Meelis valib oma 5 nagu lemmikut, mina valin oma 5 lemmikut, aga noh, sellest tuleb siis natuke hiljem, et tuleme siis nagu esmalt siis saate püsikuulajate küsimuste juurde ja Dmitri kirjutab meile, et tänab saate eest, et olete kõige informatiivsem ja huvitavam podcast eesti keeles, et tänab sellest ja noh, tema on leidnud sellise huvitava aktsia nagu lühendina INFQ, et tegemist on kvantarvutite valdkonnas tegeleva ettevõttega, mis tuli siis spakina põhimõtteliselt turule ja siis tema küsimus ongi nagu selles, et mis me sellest siis nagu arvame, et ma ei tea, kas sa Meelis jõudsid seda vaadata sinna sisse? No
jah, üleüldse tegelikult ega see SPAC-ina börsile tulek ei ole midagi uut. Ja see on alati halb, et meil on sama Rocket Labid asjad on tulnud. Kõik need Planet Labsid ja väga paljud ettevõtted on tulnud läbi SPAC-i ja täitsa nagu ütleme, need, mis tulid 5 aastat tagasi, mingil hetkel oligi see buum on ja kõik ettevõtted müüd ära, mis oli siuke zero või pre-revenue ettevõtted, aga tänaseks need paljud ettevõtted ongi nagu tööle hakanud ja teevad väga ilusaid tulemusi, et kindlasti eks seal SPAC-ina võib-olla on omad riskid, et võib-olla natuke lihtsamini saab börsile, et võib ka nagu selliseid mitte niheid ettevõtteid seal börsile tulla, aga ma arvan, et see pigem ei ole nagu nii suur vahe, et loomulikult, kui sa lased mingi Goldman Sachsil teha, siis on seal nagu siuke kvaliteeditempel nagu juures, et siis võid nagu kindlamalt osta. Oliver, kes on 20-aastane, on kirjutanud meile ja küsib Efteni fondide kohta, et mis vahe on Eften Real Estate fond 3 ja United Property fondil. Me oleme sellele küsimusele, ma arvan, 2 korda juba vastanud varasemalt, aga võib-olla Oliver ei ole siis nagu varem kuulanud. Efteni enda koduleheküljel on tegelikult kõige parem pikem nagu selgitus, soovitan sealt nagu lugeda, aga United Property fond on nagu selline, nagu need ise ütlevad, laiapõhjaline selline võrdlusindeks Baltikumi kinnisvara kohta, kus on siis erinevad asjad, et alates ärikinnisvarast kuni siis nagu ka korterite üürimiseni ja vanade kodudeni ja nii edasi. Ja siis Eften Real Estate fondil on rohkem kontsentreeritud sinna ärikinnisvara poole peale. Küsimus on, et kas seda mõttekas osta, meie kellelegi soovitust anda ei saa, aga kes on vaadanud meie rahava portfelle, need on meil sees, on ju, et selles mõttes on dividendimäärad ju korralikud, dividendi on nagu tõstetud ja Oliveri küsimus on, et kui nüüd täna siis otsida häid aktsiad, võlakirjad, mida kasutada portfelli alustalana, et mida siis kasutada, et kes Eftenid võiksid seal olla, kas midagi veel, jällegi, ma ütlesin, et me ei saa soovitusi anda, aga me põhjendame oma kuistes kokkuvõtetes ka midagi, kui me portfellis võtame, et miks need argumendid, mis seal taga on ja meie portfellidesse nad on sobinud, samamoodi, kes tahab, võib iga kuu ju internetist vaata, mis meil seal rahaportfellis ka on ju. Aga jah, kõige paremini, kui tahab nagu Efteni fondide kohta lugeda, siis enda kodulehel on piisavalt head selgitused koos, ütleme, nende objektidega, kuhu nad siis nagu investeerivad, et soovitan seda nagu vaadata. Siis Arne kirjutab meile väga huvitav kiri, väga praktiline kiri ja tema on siis tegelenud pikalt siin Norra laevanduse dividendi aktsiatega, aga sooviks siis saada nõuannet, ja küsimus puudutab sellist ettevõtet nagu 2020 Pulkers, kes on tegelikult tõesti häid dividendi maksnud, aga nüüd tuli teade, et makstakse välja eridividend ja see dividend on, ma pidin nagu üle kontrollima, et kas see Arne jutt on nagu õige, et tõesti see ettevõte pakub nagu väga kõrget dividendi määra ja ta siis küsibki, et mis oleks siis nagu mõistlik täna teha, et kas siis müüa nagu aktsiad maha või siis ütleme, võtta dividend vastu ja maksta siis nagu 15% tulumaksu. Ausalt öeldes ma pole nüüd 100% kindel, et see tulumaks on 15%, et kui me räägime nagu tavaliselt regulaarsetest dividendidest, siis on tõesti 15%, aga sellised special cash, see on tavaliselt läheb nagu oma kapitali nagu tagastamise alla. Ja ma nüüd Norra kohta ei ole niimoodi uurinud, aga näiteks ütleme, ma tean mõnesid firmast, Kreekas näiteks ja mõnesid võib-olla Kongi börsil, et seal on kõikidel olnud niimoodi, et kui on special cash või special dividend, siis nende pole tulumaksu tagasi küsitud on ju. Ja Arne küsibki, et mis oleks siis sellises keskkonnas kõige mõistlikum teha, minu soovitus on oodata, mitte midagi teha, et võtta see dividend nagu vastu, et see tuleb ja päris suure tõenäosusega sealt ei võeta tulumaksu. Jah, et sisuliselt vaata täna see ettevõte on sellises seisus, et ta on kõik enda tankerid nagu maha müünud ja ettevõttel on cash ja maksab selle varad investoritele välja, et mõtlen, mis sellest ettevõttes siis alles ja miks seda pointis üldse hoida on. Minust mina müüks selle maha ja oleks nagu lõpetatud, et jaa, aga mina ikkagi kõigepealt ootaks selle special dividendi ära ja siis võib-olla vaataks, et tõesti, kui ta maksab nagu dividendi määraga võrreldava turuväärtused,
äkki ta kukub nagu vähem kui see nagu tänane turuväärtus, et noh, siis sa jõuad need aktsiad hiljem ikkagi müüa, on ju. Et sa saad nagu, kui sa saad nii palju dividendi, siis võta kõigepealt võib-olla see dividend vastu ja siis vaatame, sa müüa jõuad nagu alati ju. Jah, et siis jääb nii-öelda äkki see tühi kest, siis maksab mõned mingi nokid või... Aga sa ei kaota, kui sa nagu ootad natukene, on ju. Et noh, eks Aarne peab lõpuks nagu selle otsuse ise langetama, aga mina tõenäoliselt võtaks, kui mul oleks need aktsiad, võtaks see dividendi välja ja siis vaataks, on ju, et noh, mis nagu alles jääb ja siis võib-olla noh, tõesti müüks ära, kuna nagu äri enam, kui sellist ei ole, on ju. Jah, aga noh, see tähendab ka seda, ja sa ilmselt pead seal ootama, võib-olla seal läheb äkki nädalaid või kuid enne, kui see juhtub, et ma olen siuke kiire triggeriga, et minema. Ei, ma saan aru, mis sa mõtled, Meelis, lihtsalt ma arvan, et kui sa nagu ootamisega äkki saad rohkem, on ju, et aga ütleme, spekulatsioon on see nii või naa, on ju, et inimeste arvamused on erinevad. Siis paar küsimust siin veel, enne kui me siin noorte küsimusteni jõuame. Ja siis vaatan, Raul küsis, et tänas siin podcasti eest, et ootab igat esmaspäeva, et meid kuulata ja küsib, et turud on nagu nii palju tõusnud, et kas täna oleks mõistlik nagu rahasse minna ja oodata mingisugust korrektsiooni turgudel. Siis noh, mina ütleks pigem mitte, et täna turul on jälle siuke ilus raha tegemise momentum nagu tagasi ja selline, noh, isegi kui siin korrektsioon tuleb, siis ilmselt see ei lähe nagu nii suureks, nagu me siin nägime. Mina ei ole kindel. Võib minna küll. No näed, jah, et ega keegi täpselt ei tea, et üks arvab ühtepidi, teine teistpidi. Mu enda tunnetus on see, et me oleme sellest kriisist juba siin väljumas ja... Mis peab mingi muu mure tulema? Jah, tulemused, et viivad tähelepanu mujale ja ilmselt see Iraani teema siin loksub edasi-tagasi kuskile konkreetse lahenduseni ei jõuta, aga midagi nagu nii juurde ei ole ka, Ja tal oli ka selline ettevõte nagu Critical Metals, millest me mõni hetk nagu rääkisime, et tal oli selline päris kõvasti nagu miinuses, aga nüüd aktsia tõusis palju ja siis ta nagu küsibki, et noh, mis see nagu tekitas on ju. Et noh, 2 asja tõsteti hinnasihti, aga ma saan aru, et seal oli ka äriline diil. Ja, aga suure Peetril oli see sees, saime sealt hea lossi nagu ei suutnud lõpuni oodata, aga nüüd tõesti ettevõtte andis teada, et nad on saavutanud Gröönimaaga kokkuleppe, nii-öelda neil on seal haruldaste muldmetallide kaevandus, et nad ostsid nii-öelda suurem osa veel Gröönimaalt välja ja nüüd omavad nagu 92% sellest kaevandusest ja seega nagu enam ei tohiks selle nii-öelda kaevanduslubadega takastus olla ja nad plaanivad seal alustada kaevandust 2028-2029 aastal, et kui sa küsid, et kas hoida või mitte hoida, noh, ma pigem nüüd nagu hoiaks jäägi, et mingisugune takistus on tee pealt nagu... Jaa, mina ka ei läheks seda praegu müüma. Ja ma arvan, et seal on nagu tõusuruumi küll, et lisaks ka volatiilsust, et kui närvi on, siis soovitan hoida praegu. Ja. Aga läheme siis noorte küsimuste juurde, et meil oli selline huvitav üritus, kus Meelis rääkis rohkem siis nagu, kuidas kauplejad tegutsevad, mina rääkisin rohkem, kuidas pikaasti investorid tegutsevad ja alustame siis Meelise välja valitud küsimusteks ja me rääkisime seal ka Cecil Livermore'ist päris palju on ju, kes on maailma, ma arvan, üks legendaarsemad kauplevad, kui mitte kõige legendaarsem, Meelise järel muidugi. Aga siis küsimus on Meelis sulle, et mis instrumentidega peamiselt Livermore siis kauples? Ja, et kõigepealt suur tänu, et osalejatele, et see oli sinuke eelmine laupäev siin suur noorte investorite konverents siin Swedbanki peamajas nagu, et noori oli päris palju, et äge on näha nii palju siuksi seravaid silmi, kes on investeerimisest huvitatud ja loomulikult meie valgustasime seal natuke, andsime vihjeid, aga jah, liikudes sinna küsimuste juurde, et millega Livermore kauples, et ma mäletan, kui ma seda raamatut lugesin, siis pigem tema kauples nii aktsiate ja toona oli futuurid. Toormefutuurid. Ta oli puuvillad ja nisud. Just, et ja ilmselt selliste võimendustega, instrumentidega sai ta suurimad varandused ka kokku aetud ikkagist.
siis järgmine küsimus Meelisele, mis on turg ja turuõigus, et mis tähendab, et turul on alati õigus? Jaa, et see on ka Livermore'i üks siuke quote on ju, et noh, ütleme, et turul ongi alati õigus, et väga tihti esineb nagu arvamusi, et mis ei ühti nii-öelda turuga on ju, et siis tegelikult üldjuhul üks eksib ja paraku sa oled sina, et turg liigub sinna, kus turg liigub ja kui sina arvasid midagi muud, siis sa eksisid. Jaa, siis järgmine küsimus. Meelis, kuidas sina ise rakendad Livermore'i investeerimisstrateegiat, kui sa seda rakendad, ma nüüd ei tea, on ju? Noh, eks ikka nagu tegemist on ju maailma ühe kuulsama investoriga või treideriga on ju, et eks seal on väga siiamaani sellised õppeterad, mis kehtivad nagu tänagi on ju, et näiteks trend is your friend on ju, osta trend, et aktsiad, mis liiguvad üles on ju, absoluutselt seda ma jälgin on ju, ja siis ka see, et ära lase kahjumitel suureks minna, seda ma üritan jälgida, muidu eks me kogu aeg teeme vigu, vahepeal jääd nagu natuke lootma ja siis sind karistatakse ära ja siis jälle pead tõdema, et lugema selle lause uuesti üle, et ära lase kahjumitel suureks minna, et ühesõnaga jah, kui ma Meelise käest küsin, et kes on tema kõige suurem sõber, siis Meelis vastab, et trend. jah, täpselt. Aga see on hea sõber. Ja loomulikult ja ka teised koodid on ju, et riskide juhtimine on alati number 1 nagu portfellil, et tootlusest olulisem ja lisaks on ju see psühholoogia ja distsipliin on olulisem kui intelligentsus turgudel. Kuidas investeerida ajal, mil turg on ebastabiilne ja ettearvamatu? Nagu täna, kuidas siis investeerida? Ütleme nii, et kui sa ikkagist ei tunne täna ennast nagu hästi ja võib-olla see eriti siis, kui turg nagu tuleb allapoole, et sa ei saa juba magada ja narveerid, siis on võib-olla aeg, kus natuke enda riske ikkagist maha tõmmata ja ilmselt selleks rahulikuks uneks annabki ikkagi see sularaha hulk, mis sul portfellis on, et mängi sellega ja tee selliseid panuseid, mis on sinu psühholoogiaga nii-öelda kooskõlas, et ära võtta liiga suuri panuseid, kui sa ei saa öösel magada. Väga küsimus tuleb järgmine, et mis on kõige suurem viga, mida te ise investeerimis alustades tegite? Et meeldis või vastata, ma võtlen enda vigu siis võtta. Ütleme, ma arvan, et minu suurimad vead ka täitsa alguses oli see, et ma investeerisin enda kohta liiga suurelt ja siis ma olin liiga närviline ja ei suutnud nagu üksikute nimede peale liiga suurelt. Kuna toona olid need tehingutasud olid hästi suured, siis sul polnud mõtet nagu väikse summadega panna, et ja mäletan enda esimesest investeeringut, see oligi Tesla, et tegelikult ülihea investeering, aga iga väikse võbeluse peale ma olin liiga närvis, nii kukkus natuke, liikus seal ja ma ei suutnud hoida, müüsid maha. Et ei oleks midagi maha müünud, oleks väga hästi ju. Jaa, et kui sul on see positsiooni suurus paigas, siis su mindset on hoopis teine ja sa suudad tegelikult positsioonis oluliselt kauem nagu sees püsida. Minu kõige suurem viga oli võib-olla see ka, et liiga palju rapsimist, ei olnud kindlat süsteemi, võib-olla ostsidki mingil hetkel liiga palju aktsiat, mitte ettevõtted, ühesõnaga ei teadnud, mida tegid, et suhteliselt nagu süsteemitult on ju. Ja siuke hästi lühiajaline mõtlemine. Siis ma valisin ise ka siis mõned aktsiad välja, et Meelis saab ka vastata, et kuhu te ise investeerite, kuhu te soovitate noorel investeerida, ma ei hakka siis nimesid nagu ütlema, aga räägin nagu laiapõhjalisemalt, et eks mul on ka, enamus on pigem rahaasjad, ma arvan 80% ja 20% on erinevad nagu kasvuasjad, aga kuidas siis nagu noorel soovitate investeerida, inimesed on nii erinevad, et see, mis mina teen, ei saa ju öelda, et kõigile nagu sobib, eks see on nagu minul ka elu jooksul nagu muutunud, kui ma noorem olid, olid rohkem riskantsemad asju, kindlasti sõltub, kui suured need rahasummad on, kui rahasummad lähevad suuremaks, siis sa võib-olla ei taha enam nii palju nagu riski võtta, aga mina soovitaks võib-olla see, et kui on nagu alustate, siis need summad on nii või naa nagu väiksed, et hakake kuskilt pihta, et proovige, et mõelge, mis on need teesid, miks te nagu mingit asja tahate osta ja siis proovige lihtsalt ära, eks te siis nagu väikeste summadega ju näete ise ju päris ruttu ära, kui midagi valesti läheb, et siis saate aru.
et tee ots lahti, alusta vaikselt enda investori teekonda, aga ütleme, kõige parema tulemusi ilmselt annab see, et kui sa võtad hästi varakult võimendusega laenu ja ostad kinnisvara eluasema endale. Jaa, kinnisvara on okei. Et kuna sul alguses võib-olla on mingi sissetulek olemas, mis äkki võimaldab isegi kinnisvara osta, et siis sa oled 100 000-ga kogu exposure . Kui me vaatame Eesti viimase, ma ei tea, 30 aasta ajalugu on ju, kõik, kes ostsid kinnisvara, on ju väga hästi. Ja just, et seal ongi see, et kas sa hakkad panema mingi 100 kaupa aktsiatesse või sa võtad mingi 100 000 laenu, sa oled selle 100 000-ga turul ja kui turg liigub 10% on ja siis sul on 10 000 on ja kasumit näiteks. Et alust sellest ja kui kinnisvara on olemas, siis investeeri endasse, kuidas osta aktsiaid. Väga hea vastus, mulle meeldib see. Siis millistest investeerimise teemalistest raamatutest soovitaksite algajal investori teadmiste kogumist alustada? Eks need on ju mitmed, me oleme mõnesid nagu välja käinud, mis mulle endale meeldib tavaliselt nagu praktikute raamatut, endiselt ootan, millal Meelis oma raamatu välja annab, on ju, aga seni, kuni ei ole Meelis raamatut, siis mis mulle meeldib Seppo Saario, kuidas ma investeerin börsiaktsiatesse näiteks, on ju, kes nagu investori poole pealt on ju. Mis mulle veel meeldib, on Markus Ernangi Ehita oma rahamasin, on ju. Need on kindlasti nagu investori poole pealt, aga siis see sama Livermoodi see kauplemisraamat, mis selle pealkiri oli nüüd, tulegi meelde kohe. Leiate üles, kuidas Sessi nime sisse panete, on ju, et kes kauplemise poole pealt tahab, on väga hea raamat. Jah, ütleme, sõltub mis tüüpi investor sa oled, et ma ise võib-olla kõige rohkem hindan sükest Livermori tüüpi strateegiat, et aga ma soovitan, ütleme, võtta ette kõik süksed ajaloos tuntud süksed kuulsamad treiderid ja selleks ei pea, ütleme, ka tingimata raamatut lugeda, ka internetist, kui see on nagu päris head materjal on ja kui sa oskad õigesti küsida. Jah, YouTube on asju täis. Jah, just on ju. Siis, kui palju suureneb arenevate turgude tähtsus hiljutiste situatsioonide valguses? Mõeldakse tõenäoliselt seda Iraani sõda on ja kogu seda värki on ja ma arvan küll, et natukene see USA vookus nagu maha käinud, et USA pluss on muidugi see tehnoloogia on ju kõige innovatiivsem nagu börs, aga võib-olla nagu päris paljud investorid on Trumpi peale vihased ka on ju, et ma lugesin siin nädalavahetusel Singapuri suurema varaldusettevõtte juhi kommentaar, et neil on tulnud raha juurde, eeskätt nagu Ameerikast ja Euroopast, et hästi rikkad inimesed siis ajutavad just rohkem siin Aasia turgude poole peale, aga sa pead siis natuke rohkem kursis ka olema on ju, nende riikide majandustega, aga mulle tundub küll, et raha läheb ka sinna viimasel on ju. Ja siis veel, et kuidas aru saada, millal on õige hetk aktsiat osta? See on väga hea küsimus. Tahaks ka aru saada, Meelis. Ütleme, see on jälle niisugune väga tehniline protsess, et ütleme, seal on hästi palju erinevaid tehnilisi setup'e, mis turul nagu tekib, et neid võib olla mingi kümneid erinevaid viise, nagu, et millel aktsiaid nagu õigesti osta, et mulle meeldib osta täpselt siis, kui tekib niisugune momentum, ütleme, kui hakkab langustrend läbi saama ja aktsia hakkab nii-öelda ümber pöörama, et selleks tekivad üldjuhul niisugused tehnilised mustrid ja kus niisugune hästi pikaajaline müüjate surve nagu on jäänud nõrgemaks, et see tuleb nagu ära tunnetada. Et eks see ongi niisugune aastate pikkune tunnetus ja tuhandete graafikute läbi vaatamine, et ega seda niisama ei tule nagu. Mina ütlen, et mina graafikut ei vaata. Natuke vaatan, aga ongi nagu erinevad, et kes on nagu kauplemise poole pealt, siis sa pead graafikut vaatama. Mina alustaks selle küsimus sellega üldse, et ma ostan ettevõttet, mitte aktsiat. Iga ettevõtte taga muidugi lõppkokkuvõttes nagu aktsia, aga sageli, kui sa oled nagu väga kaupleja, ega siis sa nagu ei peagi nagu lõpuni teadma, mis on selle nagu tikker taga, kui sa nagu need tehnilisi mustred suudad nagu väga hästi jälgida ja ma tean paljusid ka Eestis edukad kauplejad, kes võib-olla seda firmat ei teagi, aga suudavad ikka nagu raha teha. Aga mina investorina jälgin, ma olen teinud endale sellise
listi ettevõtetest, mille ärimudel mulle meeldib, kus ma võiks nagu elu lõpuni siis nagu aktsionär olla ja siis mul on mudelis välja siis valitud kindla yieldiga, mille taseme pealt ma neid ostan ja siis ma vaatan mingid tehnilisi indikaatoreid ka, kas on nagu piisavalt nagu ülemöödud ja ostan nagu siis, aga need on siis jah, põhimõtteliselt, kui me räägime nagu pikaajalistest rahavoo asjadest, aga kui ma tahan midagi nagu kauplemise poole pealt, mul on väga lihtne, ma lihtsalt küsin Meelise käest. Ja siis Meelis põrgatab mulle kogu aeg erinevaid ideid ja siis ma vaatan, et mis mulle kõige rohkem meeldib. Ja eks see näitabki, et vaata aktsiate õigel hetkel ostmise strateegiad on hästi palju, et vahepeal, mida me oleme ise ka rakendanud, on see, et kui tänavatel on veri, kõik müüvad, paanikas, just sa pead seda paanika hetke tunnetama, et osta lihtsalt paanikat, see on ka nagu õige hetk aktsiaid osta, mis on ajalooliselt väga hästi töötanud nagu. Ja lihtsalt ma tuletan Meelis sulle ja kuulajatele meelde, et kõik ei saa müüa, et selleks, et kõik saaks müüa, siis keegi peab ostma ka. Jah, et kui veri on tänavatel, keegi aktsiaturgudest ei taha midagi kuulda, et üldiselt siis on väga head ostukohad ajalooliselt olnud. Jaa, aga tõmbame siis selle teadmisega tänaseks otsad kokku. Teiega olid Tarmo Taninas ja Meelis Maasik. Kõik head ja kuulmiseni. Hallo. Juhu! Kuule, siia lõppu tahtsin veel sulle öelda, et finantsteenust pakub Swedbank AS tutvu tingimustega ja pea nõu. Esitatud teave on informatiivne, tegemist ei ole investeerimissoovitusega ega kutsega osta või müüa väärtpabereid või teha muid tehinguid. Teave emitentide tegevuse kohta tugineb nende finantsaruannetel ja muudel avalikel allikatel. Cool. Aga mis see emitentide on? Ei teagi niimoodi vahe praegu öelda. Ma tšau. No see, pane ära nüüd. Pane ära toru. Näe. Ciao. Ciao.